missuguseid raamatupidamise arvestusmeetodeid ja võtteid te töös kasutada? Absoluutselt kõiki. Aga missugused olid teie peamised kohustused raamatupidajana töötades? Täiesti raamatupidaja kohustused. Kas te selgitaksite lähemalt? Tüüpiline raamatupidaja. Kas te tunnete end ühtviisi kindlalt nii aruandluse kui ka eelarve koostamisel? Ma arvan küll, jah. Aga kumb on teie tugevam küll? Minu jaoks ei ole mingit vahet. Kas näiteks ettevõtte eelarvete koostamine ning jälgimine kuulus teie tööülesannete hulka? Mis te ise arvate? Aga äkki te selgitate eelarve koostamise protseduuri eelmise ettevõtte näitel? Igat eelarvet tehakse nagu eelarvet ikkagi, et see on täitsa tüüpiline rada, mis käib igavalt läbi. Aga missugune oli teie roll konkreetselt? Mina tegingi selle asja kõike. Kas ka majandusaasta aruannete koostamine oli teie ülesanne? Loomulikult. Aga kas te olete ka kokku puutunud konsolideeritud aruannete koostamisega? Ikka. Kas majandusanalüüs ning asutuse sisene finantstegevuse kavaldamine, suunamine ja koordineerimine oli ka teie ülesanne? Aga loomulikult, kes seda veel teeks siis? Äkki te räägite pikemalt, missugused olid teie tegevused ettevõtte finantspoliitika väljatöötamisel? No mina tegin selle otsast lõpuni. Kuidas te ise tagantjärgi hindate, kuidas ettevõtte finantsolukord muutus selle aja jooksul, mis teie seal töötasite? Läks paremaks. Missugust tagasisidet oma tööle teie ettevõtte juhtkonnalt ning näiteks audiitoritelt saite? Ainult kiitvat. Kas te iseseisvalt äriplaani olete koos? Loomulikult. Iga raamatupidaja. Kui tugevalt te tunnete end finantsriskide maandajana? Vabalt, see ei ole probleemi. Missugust majandustarkvarat oma töös siin kasutanud olete? Väga erinevaid. Neid programme on päris palju. Aga kas te olete ise osalenud tarkvara juurutamises? Loomulikult. Missugune teie roll oli? Mina valitsin tarkvara. Kas teie arvates raamatupidajate puhul on võrdselt oluline nii inimeste kui ka ressursside juhtimise oskus? Ressursid on olulisemad. Mis te ise arvate, missugused on teie tugevad küljed antud ametikohale kandideerides? Minu kogemused. Tuleb küll tunnistada, et ma ei saanud teie käest praegu väga palju informatsiooni. Aga minu CV räägib ju minu eest. Eelnevad töökohad. Ma tänan.